Priit! See on Joele, teed siin? Mis ma teen? Restorani pidaja mured, kõike tuleb ise teha, ma ei tea, vahutab natukene, ma püüan teda paika saada, vaata. Just värskelt lastud. Tere tulemast Lõuna-Eestisse. Vana mees tahab koju. Kuule, lähme teeme tööd parem, päris tööd. Tule, ma näitan sul, kus köök on, võta õlu kaasa. No vot, siin on, aplaus, restoran, äsja avatud. Toimetad? See on nüüd töö tegemine siis, jah? Ma luban, et me ei võta tähelepanu sinult ära täna, aga väike peakokka tervitus. Kaluri hiidkrevetid, kus juures soolvees juba valmis. Mõnus karrimango majo, natukene kurki jäi sust üle. Meil on siin zero waste ka. Seedermanni seemned, mõnusalt ära röstitud, natukene kalamarja ja... Kuule, see on juba kiht, et vaata need sabad on küljes. Täpselt saadki näpuga niimoodi võtta. See niikuinii üksi ei jõua kõike süüa. Ma arvan, et see kurk ja kalamarjad, seda tulekski kuidagi niimoodi, tore oleks, kui nad sööks üldse kätega. Jah. Kuule, väga mõnna. Päris hea ju. See, mango maju teeb asja väga heaks. Ise tulin selle peale. Minu mõte. Mida sa küll sööd, et sa nii tark oled? Hiidkrevette. Hommikust õhtuni. Väga maitsev. Kuule, aga ma hakkan siis välja panema, sest 45 minuti pärast on meil tulemas inimesed praegu. Kuule, aga oled valmis või? Teeme ära. Mul on üks kingitus sulle ka. Ma toon sulle kohe põlle. See, mis põll see on? See ei kõlba. See on hea. Jah, tegelikult see ei kõlba. Restorani aplaus. 3. episood Köögikohinaid on käimas. Minu külaliseks on täna Priit Toomits, kes paneb esimest käiku lauda ja ma küsiks, Priit, mida me sööma hakkame? Me peaks sööma nagu eeringa jäätist, aga natukene läks soojaks siin, kuumaks läks õhk, et ei väga ei jäätunud ära. Lõuna-Eesti värk meil ongi siin soem. Sa tuled Põhja-Eestist. Aitäh. Aga siin on siis marineeritud kurk, marineeritud tomat, siis on soolasiig. Igal juhul esimene käik hakkab kohe lauda liikuma, nii et teenindus, kui te olete valmis, viime toidud ette ja siis meie saame Priiduga juba kolida kohe hetke pärast lava peale. Tere tulemast, Priit Toomits. Tere, Joel. Suured tänud teile kõigile, kes te olete võtnud vaevaks ja tulnud siia restorani aplaus koha peale, kuulama juba 3. episoodi Köögikohinatest. Ja suured tänud teile, kes te kuulate meid oma maitses. Olgu, et te kuulate, aga ma soovitaks kindlasti kuulata ja vaadata. Sellepärast me teeme seda pildiga. Sest pilt annab edasi ikkagi mingisuguse emotsiooni ja loomulikult selle, millest me räägime. Ja mul on väga südamelähedane rääkida just sellest ametist, mida ma olen ise juba 20 aastat pidanud. See on selline amet nagu kokaamet. Ja minu esimene küsimus ongi, Priit, sa oled ka kokk, sa oled minu kolleeg. Mitu aastat sinul on juba nuga käes ja pikad tööpäevad? Kuidas? Ma olen matemaatikas nõrk. No jah, aga... 89 alustasin. 89 alustasid. Mina läksin 99 kooli
tehke kiire kalkull. Miks sa valisid sellise ameti? See on minu esimene küsimus alati, sest see on väga äge amet, see on väga kihvt amet. Kokaks olemine on tegelikult, ma ütlen ausalt, kui sa kokana teed ära see, mida sa teed, siis ma ütlen ausalt, sa saad igas ametis tegelikult hakkama. Oled sa sellega nõus või? No ma ei tea, ega ma autol siiamaani ratast vahetada ei oska. See ei peagi. Sa oskad muna keeta, nii et Akle ja kastet teha. näiteks. Ja. Päriselt ka. Kokaks. Miks? Kuidas? Miks? Ja ma saan aru, et tegemist on meil ju nagu mehega, kes on ju Tartust. Oled sa Tartust pärit või ma tean vähemalt, et sinu esimene tõsine töökoht oli Tartus? Ei, ma laias laastus ikkagi olen Tartust. Ma olen sündinud mujal, aga kasvanud siis Tartu külje all. Tartust mõni kilomeetri väljas Lähtel, kogu mu lapsepõlv on seal möödunud. Koolis käisin kutsekeskkonna number 17, Põlluulitses. Aga miks Kokaks? Ilmselt 2 põhjust. Üks see, et kuna mul isa oli selline tore koht, mis oli endine Estiku, see oli Tartu plastmasstoodete katsetehas. Teame hästi seda kohta. Ja, et ta oli seal söökla autojuht ja varustaja. Ja siis ma niisuguse tatiluituna ikkagi veeti mind vahepeal töö juurde kaasa ja siis kõik kokatädid tulid ja ümmardasid ja silitasid ja oi kui kihvt ja andsid Strogonovi ja nii edasi ja nii edasi. Ja teine võnge oli siis see, et kui jõudis kätte see kõuriku aeg, kui kogu maailm on loll ja mina olen ainukene tark, siis kui ma sellise targa avaldusega nagu esinesin, siis ma teadsin, et mul on õhtuks söögis piimasupp. See on see, mida ma ei söö. Sa ei söö piimasuppi? Ei, ma ei söö ühtegi piimasuppi, ma ei söö ühtegi putru. Mis sul on laktoositalumatus? Ei ole, need on lihtsalt vastikud. Ei, aga sa ei ole võtnud, sa oled ikka päris kaua kokkanud, miks sa ei ole siis võtnud oma elu missiooniks? Ma teen kurat nii hea piimasupi, et ma söön ise ka. Väike Madagaskari vanilje juurde ja mingi mängid, nii nagu tänapäeval tehakse, võetakse. Kuule mees, sa tegid esimeseks käiguks heeringa jäätist, see ei ole ka ju normaalne. Kule. Miks peaks jäätist tegema heeringast? Jäätis on ju klassikaliselt ikkagi piimkoor, suhkur ja vanilje. Ei ole, hapukapsas saab ka väga hea. Hapukapsas. Rohelisest hernest saab väga hea, piimasupp on ikkagi vastik. Miks piimasupp vastik on? Ta lihtsalt on. Priit, ma ütlen etteruttavalt, ma olen sinu paadis, mulle ka piimasupp ei meeldi. Hakkame nüüd peale kõigepealt sellest. Nii. Üks asi, sinu tuleb see nahk peale. Oi. Näed, said vastuse. Saad aru, mul tuli praegu ihule mingisugune nahk peale. Ja nüüd on teine asi see, pudru, kaerahelbe pudru. Raputame sinna veel suhkrut peale, see hakkab läikima ka. Sul on olnud päris palju traumasid ja kui sa rääkisid sellest, et su isa vedas sind töö juurde kaasa, ma alguses mõtlesin... Strogonov oli väga hea. Oli väga hea. Ja siiamaani? Siiamaani. Kas sul on olnud midagi sellist, et sa lapsena näiteks veel ei söönud? Piimasupp okei, sellele tekib see rõve. Söönud praetud sibulat. Ei söönud praetud sibulat, aga toorest? Jaa. Toorest sibulat. Praetud sibul, kui tehti praekartul ja seal oli praetud sibul juures, nokkisin välja. Ma ei saa siia aru, miks ma seda tegin. Sest praegu ta on hea? Muidugi. Jaa. Issand, loll ma olin. Sa said siis läbi, ütleme niimoodi, et sinu isa siis natukene mõjutas sind, et vedas sind töö juurde, kus loomulikult, kuule, kokatädid tulevad, silitavad sind. Muidugi. Loomulikult sa tahad kokaks saada, ma saan aru, sealt sai... Ei no ja teine asi oli see, et kui meil oli õhtuks ikkagi piimasupp, midagi oli ju süüa vaja. Absoluutselt nõus. Mis tuli ise tegema hakata. Mina kusjuures arvasin, et kui su isa oli Estikos nagu varustaja, et ta vedas, et ma arvasin, et ta viis mõnikord nagu tööd koju kaasa ja siis oli seda kraami nii palju, et sa pidid hakkama kokka midagi tegema. Ei saanud kurta. Esimene töökoht? Sa mõtled praktikakoht või töökoht? Räägime praktikast, see on ka huvitav, sest arvatavasti sealt sa said tõuke esimeseks töökohaks. Esimene praktikakoht oli tegelikult siis täiesti loterii Allegri, kuna see aeg oli veel Nõukogude Liit, me olime Eesti sotsialistlik, ma ei tea, mis iganes. Ja oli selline tore koht, nagu oli toitlustustrust, sealt läksid, võtsid suunamise ja sealt siis suunati sind, võeti niimoodi, sa oled praktikale sinna. Minul joppas, ma sain täpselt üle jõe, restoran Kaunas. See oli sinu praktikakoht? Jah. Nii, okei, aga esimene töökoht? Tartus Gildi tänaval Gildi Trahter. Ja mis see ametikoht oli? Olid kohe kokk või olid sa abikokk või kuidas ta läks nagu? Kõige hullem oli see, et ma olin 18-aastane ja sain kohe pea kokaks.
18-aastane ja kohe peakokaks. Mis nüüd ütleks see Priit oma 18-aastasele Priidule, et kuule, kas see oli õige asi, et nii noorelt kohe peakokaks selline vastutus? Said sa hakkama? Ma ei tea. No kas see trahter vist alles ei ole? Ja arvatavasti ta sinu pärast vast ei läinud. Ei no Kaunas ka ei ole. Sellest me jõuame rääkida. Et kas sinu käsi oli seal mängus? Selles, et teda enam ei ole või? Jah. Ei ole. Räägi Kaunasest selles suhtes, see on lahe, ma arvan, et tõstke käed, paljud on käid Kaunases. Ikka on, näe. Ma julgeks öelda, et siin on ja üle 10 käe. Kaunas oli tegelikult sürkoht selles suhtes, et sealt sai ikka tõsise kooli ja elukooli. Tuleta meelde, mis oli Kaunases sellist erilist, mille pärast inimesed seal käisid peale selle, et loomulikult ei olnud ju üldse nii palju kohti nagu praegu. Ei no, mis erilist? Erilist ei olnud midagi, selleks, et linnas oligi ju Püssirohi, Tarvas, Kaunas, Kaseke, Taara, kõik olid ju riiklikud ettevõtted. Kui ma olin see 15-aastane jumbu, kes sealt kusagilt tagant uksest sisse astus, et praegu meil on ju kokajakid. On. Kokajakid, see keegi ei teadnud kokajakist mitte midagi. Oota, kuidas kokad tööl käisid siis? Kitliga. Millega? Kitliga. Olid köögis tööl ja sul oli kittel? Jah. Kittel on ikkagi see... Jah. Ei, mul olid mingid 4 triibuga Adipassi püksid olid all. Sul olid Adipassi püksid ja kittel. Mis peas oli siis? Niisugune kuubik. See nagu koka, see prantslas? Ei. Mingi asi? Mis meenutas mütsi? Enam-vähem. Kaua see kitleaeg kestis? Kuna need kokajakid tulid? See oli ju suur sündmus kindlasti. Kurat, ma arvan, et sinna läks veel ikkagi üks mingi 7-8 aastat aega, kui mitte rohkem. Issand, ma mõtlen, praegu peaks ka. Mõtle, tulevad kokad tööle, minu poisid ka hommikul. Kuule, kutid. Nüüd on nii. Paneme kitlid. Kokajak enam pole. Aga tegelikult on ju vahepeal tuleb vanad asjad tulevad. Ja ega need ei olnud väga valged. Nad olid niisugused poolhallid. Aga alguses, kui need pakist võeti, olid nad ikka valged? No, pakist. Keegi, kes see kuradi praktikandile pakist andis? Õige. Ja jälle õige. No sa ei hakka praktikandi peale raiskama. Sa oled kindlasti oma pika kokanduskarjääri jooksul käinud ka kuskil välismaal õppimas. Äkki sa räägid midagi sellest ka? Nii, sa loed juba. No, ma olen käinud, õppinud olen Saksamaal, Venemaal, Islandil, Norras, Soomes, Taanis. Milline koht on sulle võib-olla sellist midagi kõige rohkem andnud sulle iseloomulikku, nagu see, mida sa täna viljeled, see, mida sa täna teed? Island oli tegelikult ilgelt äge. Et see oli veel see aeg, kui me siin Eestis tuli siis nagu see New Age, kui ma veel noor olin ja selle nõukaaja kööki nagu lammutama hakkasime ja uut kööki ehitama ja nii edasi ja siis tagusin talle vastu rinda, et kurat, ma tean nagu söögi tegemisest nagu vau. Siis jõudsin Islandile. Eesti riik tegi mulle selle võimalikuks. Ja ma läksin tegelikult ju sinna niimoodi, et ma ei teadnud Islandis suurt mitte midagi. Põhimõtteliselt ma ei teadnud midagi. Mul oli seal 2 sõpra, 2 peakokka, aga ma ei teadnud sellest, mis süüa nad teevad või mida, ma ei teadnud mitte midagi. Ja kui ma olin seal 3 päeva ära olnud köögist, ma sain aru, et ma ei tea söögi tegemisest mitte midagi. Mis aastal see oli? Täissiiru, ma ei mäleta. 2003 äkki, 2002, midagi nõuke. Me kõik hõiskasime siin, tegime Uus-Meremaa või Iiri tallekarreed, ostsime seda siis krooniaeg mingi röögatu hinnaga nagu sisse, suvist me ei teadnud suurt mitte midagi, täis 0 oli. Ja seal kohalikus köögis siis vennad võtsid nagu lambakintsu, lõikasid selle ilusasti flätiks, maitsestasid ära, sulgesid vaakumisse, küpsetasid suviis siis mingisugune 12 või 16 tundi, siis läks jahutisse, lõigati ilus portsjon tükk, täis roosa, nii pehme, et saab supilusikaga süüa. Siis ma jäin mõtlema, et what the fuck, me ostame sisse seda tallekarreed mingi niukse hinnaga, müüme, meie kasumimarginaal on võt selline, et vennad võtavad lambakintsu ja teevad selle täpselt samaväärseks, nagu on tallekarree. Ja nende kasumimarginaal on 100 kordades raisk.
Island on ju selle poolest mega tuntud, et nad ise kasvatavad ju lambaid. Võib öelda isegi, et Islandi lammas on üks maailma parimaid lambaid ega nad ei kasvata, nad kasvavad seal ise. No, jah. Võib-olla ongi see vahe, et meil võiks nad ka ise kasvada. Kas sina oled siis Priit see mees, kes tõi Sous Vide Eestisse? Ei, ma ei ütle, ma ei võta seda aut kindlasti endale. Aga sa olid üks esimesi, kes seda võis teha. 2003 olin mina alustasin Barclay hotellis nõudepesijana. Noh, me ei teadnud ikka üldse mitte midagi. Ma ei teadnud isegi 15 aastat hiljem sellest midagi. Et see tuli ju tegelikult... Ei no siis hakkas tulema ju siis molekulaargastronoomia hakkas tulema. Sellega nüüd on siis need vaidlused, et kes kolmest on ja kas Siigur, Laaniste või Toomitsaine. No tegelikult me ikkagi suhteliselt ühel ajal nagu alustasime. Molekulaargastronoomiast, eks? Jah, see on see, mis Eestis tuli korraks ja... Aga sa teed seda ikkagi täna väga vapralt? Ma teen seda, aga ma ei tee seda nüüd niimoodi nagu, et ongi üks käik, nüüd ongi, saadki mingi niisuguse tomatisupp on a la vahtaine. Ei, et ma pigem panen teda kuhugi niimoodi... Kas me täna saame natukene ka molekulaargastronoomiat? No maasikanuudlid saate. Maasikanuudlid saate hoopis? Yeah. Väga lahe. Võib-olla sa seletad paari sõnaga ka, mis see on võib-olla meie kuulajatele, vaatajatele? Ma ei oskagi seletada. See on natukene tegelikult toiduga vigurdamine, et toidu maitse on justkui jääb püsima, aga tema kuju ja tema tekstuur muutub täielikult. Võib ma nii seletada? Jah, võibki nii öelda. See on tegelikult... Ja samas ta on ka võib-olla natukene siis ootamatu. Et täna on küll, ma olen täna viisakas olnud, et desserdi juures on maasika... See on alles meie esimene vestlusblokk ka. Küll me su lahti kangutame ja küll me jää viisakaks, ma loodan. Ei, ma võtan selle toidu poole pealt, et küll me oleme teinud ka ju mingist tsindoonikust nuudlit ja rohelisest ternest ja ma ei tea. Kus täna Priit Toomitsa käekirja kõige rohkem üldse maitsta saab? Et kui siit võib-olla kuulajad või siin kohapealsed olevad inimesed tahavad tulla Priidule külla süüa, siis kuidas seda teha saaks? Sellega nüüd on niisugune lugu laul, et mul jätkuvalt on alles see, mis me Andrus Laanistega koos teeme, see Academic Food Lab. See on nagu köögistuudio sarnane asi. Ütleme. Toidukoolitused, sünnipäevad, peod, nii edasi. Aga suurest restoranibusinessist, nii-öelda siis suurest restoranibusinessist ma olen antud hetkel omal vabal valikul välja astunud ja tegelen vähe rahulikumalt siis Nõmme turg, kohalik kalakas, teen kalakotlette, soolan lõhet ja forelli, küpsetan doraadat, elan rahulikku elu. Mu järgmine küsimus oligi, et tegelikult kokkade elu on päris nagu Ameerika mäed. Et kuidas... Natukene teravam kui Ameerika mägi. Jah. Kuidas sina hoiad ennast üldse tasakaalus? Üks asi on loomulikult perekond, mis hoiab ja teine on see, et mul tuli see keskea kriis, et kes ostab... väga lahe, sellest tahaks kuulda lähemalt. Kes ostab motika ja kes ostab kabrio. Ma ostsin seifitäie püstoleid ja käin ja lasen. Seifitäie püstoleid. Kas me võime numbrites rääkida, mitu relva sul siis on? Mõni on. Ja see nagu maandab? Absoluutselt. Sa käid siis paugutamas püssi? Jah, ma olen ka siis nii-öelda paberitega laskesportlane. Käid lausa võistlustel? Jah. Mis kõrgemad siis kohad on, mis sa oled saavutanud? Eelmise aasta lõpetasin Eesti reitingus Production Optics nagu selles rühmas siis kohal 30. No aga see on väga vapper. Kokk, kes paugutab. Kuuled, aga lähme Priit paugutame vahepeal äkki pearoa. Peab panema, jah? Peab panema. Ja siis tuleme juba hetke pärast, kui pearoog on serveeritud, loodetavasti hästi molekulaargastronoomilises võtmes. See ei ole. Ma tean, ma lihtsalt nagu... Proovid kruvida. Jah, kruvime pinget. Ja siis hetke pärast tuleme lava peale tagasi, nii et teeme Priidule suure aplausi ja jätkame.
No nii, tere tulemast tagasi kõigile. Pearoog on serveeritud. Priit, mis pearooaks valmistasid ja miks? Talle ristluu-tükk, suviis küpsetasime. Täpselt see, millest me rääkisime, eks ju. Islandilt võtsid selle nipi, lammas, suvi, nii. Natukene siis maitseks oli jeera, ehk vürtsköömen. On tunda? Pärlikuskus, mina tõin sulle need miniporgandid. Jah, siis oli ahjupastinaak, punase veini kaste, juurselleri õunakreem. Ja see oli ka hea. Väga... That's it. Lihtne. Kuidas maitseb kõigile? Väga hea, väga vahva. Ja alustaks seekord üldse ühe mänguga. Ma tahaks tänada tegelikult kõiki köögikohina toetajaid, ehk siis meil on ikkagi rivi toetajaid. Suur tänu loomulikult Delfile, kes üldse selle teeb, et me seda teha saame ja oma maitses saab seda kenasti kuulata. Aga samamoodi ma võin näiteks tänada Tartu Milli ja ma tahaks teha ühe selle asja nimi on ekspertmäng. Sina oled ikkagi päris kaua juba nagu kokana töötanud ja mul on selline küsimus eelkõige sulle, aga kõigile teile ka, kes te saalis olete. Minu abiline Sergei käib lauast lauda ja küsimus on väga lihtne. Mul on siin Tartu Milli, mis ta siis on, 500 grammi fusilli pasta. Kes pakub ära, mitu fusilli pastat siin sees on? See saab järgmisele köögikohinale tasuta pääsmed. Ja sina peaksid seda une pealt teadma ja jumal tänatud, et ma ei võtnud suurus number 5 spagette. Nii et Sergei, ma saadaks selle paki ringi ka käima. Siin paki peal ma võin öelda, et ei ole seda numbrit, aga te võiksite mõelda, palju siin on. Ja kes paneb täppi, ma ütlen ausalt, tasuta laud järgmisele köögikohinale. Aga samal ajal, kui teie seda kõike teete, siis meie jätkame ja minu kiired ja väledad küsimused. Mina küsin ja see vastus peab tulema kiiruse peale. Oled valmis? Ma olen aeglane. Sa oled aeglane, ma olen seda tähele pannud, aga see ei ole üldse hullu, mina olen hästi kiire. Lemmiktoit. Pasarahe. Pasarahe. Lemmiktoit ma küsisin. Pasarahe. Haklihakaste. Haklihakaste? Jah. Haklihakaste sai praegu täiesti uue kuue. See on siis Eesti vanarahva tarkuse järgi öeldakse, et see on pasarahe. Lemmik tooraine. Viimasel ajal baklažaan. Baklažaan. Väga lahe. Ma oleks sinu puhul arvanud mingi ikka sealiha või midagi sellist. Või gin tonic. Kas gin tonic läheb ka tooraine alla? Ei lähe. Okei. Lemmik restoran Eestis. 180 vist. Restoran 180. Mitu korda oled külastanud? 2. Ta on tõesti hea. Tervitame Mattiast. No sul ei ole väga palju kolleege, aga ma küsin, äkki sul, kes on sul lemmikkolleeg? Sa mõtled nüüd no, kellega sa koos oled, jah? Ütleme siis lemmikkokk Eestis, ma küsiks nii pidi. Ja ma tean, et mina olen nii number 1 ära mind paku, ütles, et peale mind, kes... Number 2 siis, jah? Number 2 võid pakkuda. No, Laaniste. Laaniste. Aga läks põnevaks, number 3. Ma ei tea, las võitlevad veel. Las võitlevad. Kui kaua sa oled Laanistega teinud seda, mida te täna teete? 9 vist või? 9 aastat. Järgmine aasta on juubel. Tuleb pidu. Peab tulema. Absoluutselt. Peab tulema. Kuule, kas sukelduks tagasi kööki? Nii. Räägime sinu köögi kõige suuremast õnnestumisest. Mis on sinu elus, nagu sa oled ikkagi päris palju seda teinud? Ma ei tea, on see mõni peakoka amet kuskil, kus sa oled seda teinud või ongi see näiteks see, mida sa täna teed? Oluliselt lihtsam öelda see, et mis on nagu tuksi läinud. No, aga räägime ebaõnnestumistest siis. See on väga, ma ütlen ausalt, ebaõnnestumised on väga oluline asi. Ma arvan, et minu kõige suurem ebaõnnestumine oli kusagile, tuli tellimus a la 150 inimest, suupiste laud, 35 grammi, põmm, amps, okei, tegime laua. Olidki need 35 grammised, nagu ikka need nii, nagu suubistud kanapeed, kõik mis iganes. Kamm ja siis tuli välja, et see oli fucking metsamess, vennad olid käinud kirve ja saega päev otsa tagunud metsas vastu puid. No nad olid näljased, ütleme. No põhimõtteliselt, ega mu see snäkilaud pidas vastu täpselt 3,5 minutit. Ja siis oli see, et Toomits, mine räägi nendega. Ei lähe. Päriselt ka ei lähe, rääkski. Oota, aga klient ise oli tellinud ju selle. Ta teadis, mis ta tellib tegelikult. No. Aga seda tarkust tol momendil ei olnud sulle endale öelda, et kuule, kutid, 35 grammised suupisted, 150-le ja ma ei tea, mitu neid oli siis. Selleks, et
mina olin ainult peakokk, müüs teine inimene. Okay. Mina olin ainult käsutäis, ma olin väike ettur, kes tegi see, mis mu käest küsiti. Tegin selle kõik väga hästi ja raisk. Aga see on no ma ütlen ausalt, see on ju rets. Inimesed on ju saalis, nemad ei tea, et keegi tellis, mis siis juhtus. See on ju tegelikult katastroof. Nad on, kõhud on tühjad, kelle otsa vaadatakse? Peakokk. Aga miks sa nii vähe tegid? Miks suumised nii väiksed olid? Me olime metsas. Sa ütlesid praegu viisakalt. Okei, aga mis siis sai? Ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Sul aju on lihtsalt selle ära lõikanud. Ütle nii, et ma ei taha mäletada. Okei, aga sul on neid lugusid veel. Mis on metsa läinud? Räägi päriselt nagu. Presidendi, kes sain vastu pead. Mis seal siis vilt oleks? Selleks, et teada, Lennart Meri ju eesti keel peab olema täiesti puhas ja nii edasi, aga mul oli siis menüüsse kirjutatud selline... Sina tead, mis asi on semifredo? Tean. Jah, mina tean. Mul oli menüüsse kirjutatud semifredo. Ja siis tuli Lennart peale oma seda lõunasööki või õhtusööki ja kuule peakokk Priit, mina ei saanud aru, mis asi semifredoos või semifredo, kurat kirjuta eesti keeles. Tegelikult ju crème brûlée on crème brûlée ja jäätis on jäätis ja semifredo on semifredo. Kes siis ei tea, siis semifredo on tegelikult jäätise sarnane? No hästi palju lihtsalt on puuvilju sees, jah. Aga siis järgmine lõunasöök oli, siis menüü oli, siis tulid, seekord oli kõik hästi. Sa oled olnud suurte restoranide peakokk ikkagi ka. Kas on olnud ka selliseid juhtumeid, kus kutsutakse ikkagi saali, et ajaga peakokk saali, ja sa saad seal peatäie? Ma ei tea, ei mäleta või ei taha mäletada? Ma arvan, et sa ei taha mäletada. Võimalik. Ei ole olnud. Ütleme nii, et ei ole. Täiuslik. Kiired vastused ei ole olnud. Ei ole olnud, jaa. Natukene on juba mu järgmine küsimus oli ka sinna, et sinu all on olnud väga palju kokkasid, keda sa oled pidanud ju juhendama, õpetama. Kui hea peakokk sa ise oled? Nagu, kuidas sa neid teadmisi, mis sul on, kuidas sa neid edasi annad? Kas oled sa selline karjuv peakokk või oled sa selline rahulik, kannatlik, seletad, näitad 10 korda talle seda, kui ta aru, hoolimata sellest, et ta aru ei saa? Ma tean juba vastust ise. Ei, ma olen ikka retse. Sa oled rets? Kas oled kasutanud vägivalda ka? Sa mõtled kellegile nüüd nagu... Vastu pead andnud sellest, et kurat töö on tegemata või on aeglane? Ma arvan, et ikka. On saanud? Jah. Aga lähme siit siis mingite naljakamate lugude juurde. Ma tean lihtsalt, et köögis me teeme päris palju huumorit ja me tögame nagu teisi kokkasid. Hästi tihti jäävad ju jalgu tegelikult praktikandid. Et oled sa ka ikka omal ajal praktikante nii-öelda peedistanud? Mind ei peedistatud, aga millegipärast mõnda ma ikkagi olen natukene nagu kiusanud, jah. Aga mõni lahe lugu äkki? Praktikant. Nädal aega on köögis olnud ja siis lähed ta juurde, patsud õlale, et miks köögis, miks, oi, meeldib süüa teha, kõik traalvaalene, okei, täna töötad koos minuga. Okei, meil on täna nüüd selline laud ja nüüd on meil vaja teha niisugust vahtu. Et nüüd lähed baari, kui ta käes küsid Eviani vee, kuumutad vesivannil 48 kraadini, siis jahutad jäävannis 36 kraadini 3 minuti jooksul, siis visvel pihku ja lööd vahtu. Päriselt ka ta tegi seda, ja kukkuski vispeldama, no ei lähe vahtu. Vaatad kõrvalt, kehitad õlgu, küsid, et kas said nagu 36 kraadini 3 minutiga. Ei, mul läks vist 6 minutit. Teeb uuesti. Uus vedi, hakkame otsast peale. Ja siis niimoodi 3 korda, siis nagu lõid käega, ütlesid, türi, miks sa tulid siia kööki? Et vesi ei lähe ju vaatu. No ei saa minna, jah. Ei, aga ta uskus ju sind. Kui sa oled töökojas tööle, saadetakse ämbriga kompressiooni järgi, no lähed ka ju. Absoluutselt. Ikka usun. Jaa. Ennem rääkis Priit ka ühe naljaka loo, kuidas selle asja nimi oli, see oli Ahjuöövel. Ahjuöövel, et praktikant tuli saata siis kõrval restorani, et mine too Ahjuöövel ära. Ja siis helistati kõrvalrestorani peakokk juba teadis, mis tuleb teha. See tegelikult on üle võetud, ei saa au võtta kokad endale, vaid see on kondiitrite nali ja pagarite nali. Aga räägi see lugu ära, see oli naljakas lugu. See oli tegelikult see, et kui me Jätsuga istusime kusagil šatöös ja helistab käärst ja küsib Jesse käest, et kuule, sul ahjuhöövlit on.
sest et mis asja, mõtlesin kõrvalt, ja on, saada järgi. Noh, tuli siis mingi praktikant, tuleb järgi, aga siis ahjuhöövel on täiesti suvaline asi. Peaasi, et oleks hästi raske ja hästi ebamugav. Et siis kuhugi pappkasti tagant uksest välja visatud mikrolaineahi. Sinna, meil telliskivi ei olnud, me panime katusekivid sinna sisse. Karpi, saateleht, olen vastu võtnud, kõik trallala, no, tuleb praktikant nii pikkade küüntega. Issand jumal, pisikene. Andsime selle kuradi kasti pihku, ja nüüd allkiri sa oled vastu võtnud ja õhtul, et tood tagasi, meil on ka vaja endale ahi ära ööveldada. Ja siis muidugi see läks niimoodi, käed poolde põlve ja mingi tellis takso ei jõudnud, siis helistasime Kärtile, et kuda on, tuli kohale, viskas kuradi nurka kolaki maha, ütles, et see on siin, ja selle peale siis, et ei, sa veel ei lähe ära, et pan nüüd tööle ja ööveld ahi ära, lahti tehti siis. Sai aru. No vot sellised lood, eks ju, köögist. Kõik, kes nüüd noored kokakatised praegu valivad praktika kohta, siis Priit, sinu juurde võib-olla väga palju ei tule praegu. Kittel ja ahjuöövel. Ahjuöövel ja kittel sinna kindlalt. Ja vesiga vahtu. Oled sa selline peakokk ka on, sest vaata praegu moodsatel aegadel peakokkad tegelikult istuvad ju kontoris, tellivad kaupa, täidavad Excelit ja nii edasi, et oled sa saanud seda ka teha? Ma olen ka saanud seda teha, aga tegelikult ikkagi hing ihkab seda actionit. Kuigi terve mõistus ütleb, et Exceliga oleks nagu lihtsam. Ma ju vahepeal mingi 1,5 või 2 aastat ei teinud ka kokatööd, siis ma olin ju Atria Eestis tootejuht, jagelesin sellega. See on ka nagu natukene, eks ju, ikkagi kokanduse valdkond. See oli tegelikult ilgelt äge. Otsene ülemus oli mul siis, esimene oli nagu oli Eestis ja järgmine oli mul siis Soomes. Ja kui Soomes tuli nagu ütleme, nemad oma tootearendus tegid nagu 1 või 2 uut toodet nagu aastas, nagu hästi slow motion. See oli igav. Ja siis, kui tuli nagu Soome pealikule andsid aru, et kuule, et ei, mul on 12 uust toodet. Priit, sa oled hull, ma saan aru, sa oled kokk, sul on vaja seda, aga relax. Aga see on tegelikult see, et see oli Soome ja Eesti turu erinevus. Eesti turul peabki olema kogu aeg peab olema liikumine, Soome turg ongi natukene rahulikum. Ja. Küsin, kas Priit Toomits on täna õnnelik? Ma arvan küll. Oled sa mõelnud, et sa kunagi veel teed oma kohviku või restorani või kolid metsa? Hästi populaarne, minnakse saare peale elama ja siis tehakse oma armas kodukohvik. Kas sa oled selle peale ka mõelnud? Saare peale lähe, mul ei ole paati. Sul on püss, saad ju röövida paadi. Sa lähed randa, ähvardad, sul on ju palju neid püsse. Ma olen... Võtad terve pere kaasa. Selle kohta on see hea lause, et never say never. Siit on hea minna nüüd magustoitu valmistama, aga enne seda tahan mina teada. Sergei, kas sa tooks mulle siia paberi? Vaatame, kas keegi arvas ära, palju on siis fusilli pastat Tartu Milli 500 grammises pakis. Kui keegi ära arvas, on teile järgmiseks või siis teie poolt valitud järgmiseks köögikohinaks tasuta pääsmed. Aga enne, pealik, hoia seda käes. Ja sina, vana ekspert, tootedisainer, kujundaja. No mis seal, kuule, lase siit silmadega üle ja mis ta siin on? Siin on, ütleme, 7, 8, 9. Ma samal ajal vaatan kiiresti ära. Ma võin saladuskatte all ära öelda, et 1, 2 on ikka väga lähedal, uskumatult lähedal on pakutud. Aga Kule, jaa. Mul on üks palve. Nii. Ütle see number ära, päästa mind piinlikust momendist. 433. Jaa. On siin sees või? Siin on 433. Me lugesime päeval ära ja me tegime... Kas ma oleks mingi 360 pakkunud? Me tegime sellise testi, et me tegime 2 pakki. Ja kuna see ikkagi vist masin pakib, et ma ütlen täpselt. Jaa, et 433 kõige lähemale pakkus, oota, lava on siin 450. Kurat, see on nii lähedal, teeme suure aplausi.
ma räägin Tartu Milliga läbi, aga ma usun, et 2 pääset on. Valige endale järgmine köögikohin välja. Meie lähme hakkame serveerima magustoitu ja juba hetke pärast jälle laval, et võtta kokku sinu elu. Ja ma ütlen, et kui kellelgi on ägedaid küsimusi, siis mul on olemas mikrofon, ma saadan selle saali, saate küsida vähemalt 3-4 küsimust Priidu käest ja et need oleks põnevad. Teeme suur aplausi ja jätkame. Mul on sulle üks küsimus esimesena. No küsi. Kuidas sa suudad tööd teha niimoodi, et sa enda põlle ära ei sitta? Ma tahtsin just küsida. Mul on nagu Roka ööbik reis. Ma arvan, et ma olen väga hea delegeerija. Ja mulle meeldib vaadata eemalt töötavaid inimesi. See on täpselt sama, nagu mul meeldib voolavat vett vaadata. Ja kui näiteks elav tuli on, need on minu 3 lemmikasja. Magustoit on serveeritud, ma arvan, et sa oled ühe mõnusa kerge IPA välja teeninud. Palun räägi, mis siis meil täna magustoiduks oli? Pavlova. Academic Food läbimoodi. Ja seal oli siis vaarika, mustika, salat. Oli. Siis on maasikanuudel, siis on jäätis, põletatud sefiir. Kõik, noh. Te olete juba saanud maitsta, kuidas magustoit on? Milline, Priit, on sinu enda selline mugavusroog, mida sa tavaliselt sööd? Mida sa kodus sööd? Kartulipudru, peedisalat. Alati päästab päeva. Ma lihtsalt ütlen päris ausalt ka, ilma naljata. Ma ei tea, mis toimub, aga see on väga paljude kokkade tegelikult lemmikroog. Akklihakaste, kartulipüree, peedisalat, mõnele ka marineeritud kurki. Ja marineeritud kurka veel juurde. Kõige veidram toit, mida sa näiteks valmistanud oled? Mis esimesest pähe tuleb? Teleturni periood, kui ma nende jäätistega mängisin, siis oli, ma arvan, et rohelise herne jäätis koos ühepajatoiduga. Rohelise herne jäätis ühepajatoiduga, see kõlab rõvedalt küll. Kui täna seda enam ei teeks? Teeks natuke teistmoodi. Räägime toidutrendidest. Kui sa alustasid, olid ühed trendid, täna on teised trendid. Kus? No täpselt. Alustasin oli ju see, et... Pestroganov. Pestroganov oli kallis toit. Nii. Snitsel, karbonaat, sibulaga, kooreklops, sibulaklops. Vahet ei olnud, mis asi see oli. Friikartul, kapsasalat, keeratud apelsin, peterseli leht, jõhvikas veel niimoodi, piu otsa. No sul ei tundu, et see aeg tuleb natuke nagu tagasi või tungib tagasi. Tegelikult sellised snitsel, vanad road, need hakkavad vaikselt tõstma pead ja tulevad tagasi. Kurat, seda teab. Ei, no, ma lihtsalt ütlen, aga kui sina täna näiteks, sa oled köögis olnud pika päeva, sa oled teinud neid kastme täppe, püüdnud panna asju, tornid, teha, üllatada tegelikult inimesi, siis mille järgi sa nagu, tegelikult ise nagu januned? Ma ütlen ausalt, ise kõigepealt, ma olen viimase 6 aja jooksul külastanud, ma arvan, Tartu nurgataguseid bistroosid, ma arvan, oma eluaja jooksul kõige rohkem. Ma olen lihtsalt püüdnud üles leida just need ehedad, kus saab kotletti, akliakastet, snitslit, ka Kiievi kotletiga olen ennast üllatanud ja nii edasi. Selliseid lihtsaid asju. Jahukaste, vana hea bechamel. Sa oled ühest asjast ilma jäänud. Nii. See oli see, kui mina olin see kusagil, ma olin just kooli lõpetanud ja siis seal kusagil peakokais, ma olin just 19, Tartu bussijaama puhvet. Siniseks keedetud kartul, kotlet, jahukaste. Fuck, kui hea see oli. Aga jahukaste, fuck, kui palju seal oli jahutükke sees kindlasti. Ei, see oli täitsa okei. Kas sõelasid ei olnud siis või, tol ajal? Ma ei tea, võib-olla ei olnud visplit ka. Visplit ka. Kas sa toidutorni mäletad? Burgeri koht. Jah, nüüd on siin, keegi on ehitanud selle kaubamaja siia. Oli, seal oli hea lõgapurkse. Oli, jaa.
lägapurks. Siis oli teine oli seal Sirius. Aardlas, jaa. See on siiamaani alles. See on üks edukamaid ärisid Tartus. Ma arvan, kõige rohkem teenivad kasumit. Aga nüüd küsimus sulle, kui lihtne tänapäeval üldse näiteks 2025, kui lihtne on restorani äri? See oli päris pikk ohe. Ei ole. Ei ole? Ei ole. Et on keeruline? No, ikka väga keeruline. Aga miks ta keeruline? Ma mõtlen, kas siis lihtsalt konkurents on nii tihedaks läinud või mis siin on nagu? Mul on lihtne näide sellest, et kui ma olin nädal aega olin Riias, vaatasin Eurobasketit, elasin seal, sõpradega istusime kõik 5 päeva Riia vanalinnas, Raekoja platsis. Sõime jeeme nii, et laud leemendas, Laud leemendas, selle ikka uhkelt. Siis toodi arve lauda. Me arvasime, et no nüüd tuleb nagu släpp mööda kõrva. Ja see oli 68 € per nupp. Me olime 5 tundi söönud, joonud. Ja sigalakku täis? Absoluutselt. Noh, ja 68 sellest. Jah. Et kõik panid soti, tagasi pole vaja. Ei, see toodi arve lauda ja siis kõik vaatasid arvet, kelneri otsa, et kuule, too veel 10 tsindoonikut ja 5 kanadiivad ja 5 liitrit õlut. Mis ta on? 200 kilomeetrit on vahe, miks seal siis nii palju sootsam on kui Eestis? Tartus on meil ka sootsam. Tallinnasse lähed, no siis saad selle, mis sa ütlesid, litsikas või? Jah, släppi. Jah. Aga miks see nii on? Ma ei tea. Ma olen kokk. Aga kui sa ei oleks kokk, tänapäeval sa ütled, et seda on päris keeruline teha, kes sa siis oleks? Mis ameti sa valiks, kui sa peaks praegu valima midagi muud? Ma ei oska mitte midagi muud. Ma oleks kokk. Müügimees? Ei, ma ei oska müüa. Ma ei oska müüa. Tegelikult ka? Ei. See ei ole väga keeruline. Ma mõtlesin, et see sobiks sulle. Ma ei tea, miks, sõber. Tuleme kööki tagasi, ära muretse. Väga hea. Kõigil meil on olnud iidol. Kes on sinu kokandusmaailma iidol? Ei no too aeg, kui mina õppisin, siis me ei teadnud välismaailmast mitte midagi. Okei, aga hiljem ikka tuli, ma mõtlen, et siis kui värvilised ajakirjad. Kui sa nüüd niimoodi küsid, et kes nagu võiks olla, siis kes mulle nagu meeldib või kes millegi jõhkraga on hakkama saanud, siis ma arvan, et Escoffier. Okei. Tema siiski suutis nagu muuta kokandusmaailma. Okei, teda enam ei ole kahjus. Aga kui sa saaksid temalt nagu küsida mingi küsimuse, mida sa küsiksid oma iidolilt? Mis sa tahaksid teada näiteks? Ma ei tea. Ta tegelikult jättis päris suure ta jättis ikka suure jälje. Aga kui suure jälje näiteks sina oled täna jätnud Eesti kokandusse? Ma olen nüüd küll vale inimene, kelle käest seda küsida. Aga kelle käest siis ikka? Kellegi teise käest. Aga ma lihtsalt mõtlen näiteks, et sa oled väga tagasihoidlik, vaata näiteks võtame selle Shuvi isegi näiteks, et eks ju oli, et kes selle siis tõi. Ma tahaks lihtsalt sind kiita, sest ma arvan, et sina oled see mees, kes sealt tõi selle Shuvi meetodi Eestisse. Siis kui me keegi veel... Ma ei usu, et vaata, too hetk oli see, et sille ei jõudnud kontrollida see, et kes mida tõi või kes mida tegi selleks, et see hetk käis köögis nagu, ütleme siis, käisidki plahvatused, et kõmm järjest tuli, me olime sellest Nõukogude ikkest olime lahti saanud, vanem generatsioon oli nagu tahaplaanile surutud, tulid need noored, need pumm, kuradi tuhhitäis vennad, piirid läksid lahti, sai hakata piiri taga käima õppimas, kõik, Nigu läksid, olid seal 2 nädalat ära, tulid tagasi, olid kordades targem kui see, mis sa olid siin 3 aastat õppinud. Ideedest pakatav, see aeg oli see, et kui kogu see Eesti köögimaailma tegelikult, sõna otseses mõttes plahvatas. Ta sai, ütleme... Järjest tuli. Sealt algas kõik, võib öelda. Ütleme nii, et ma olin üks nende selle plahvatuse sees, üks nendest alustajatest, jah. Aga meid oli siis ju, meid oli palju ju tegelikult ju osad, keda enam meie hulgas ei ole, ütleme Nõlvan, kui me ka peakokkade ühenduse tegime, olid ju Laaniste, Alasi, Demjanov, nii edasi, et meid oli tegelikult mingi hirmus suur punt noori, kuidas nüüd öelda,
ennast täis ja teadlikkust täis siis kokkasi, kes arvasid, et nüüd põmm. Ja me tegelikult ju muutsime seda kokandusmaailma, me siiski sellest snitslist ja Böstrogonovist jõudsime kuhugi sammukese nagu edasi. No aga siis ise praegu tegelikult ju vastasid, ma küsisin väga ilusti ennem ja ma saangi aru, et sa ei ole mees, kes ise enda saba kergitab, et mis jälje sa oled Eesti toidumaastikule jätnud, siis nagu kas või võtame selle Eesti Peakokkade Liidugi. Et see on suur samm, see ongi, et me oleme toonud väikse Eesti ja viinud ta kuhugi. Kuidas sa hindad täna, võtame maailma mõistes, kui hea on Eesti restorani kvaliteet hetkel? Kus me asume? Kas me võime olla uhked? Ma arvan küll, kindlasti. Võime olla, eks ju? Kindlasti. Ei, mitte või, me peamegi olema. Sest me teeme hea asja. Meil ongi hea asi, alates sellest Michelini tärnis kuni ütleme nüüd, Aasias on nagu tänavatoit, meil see tänav lihtsalt on nii kõle ja külm, siis võtame selle kohviku või selle sööklatoote, siis tegelikult meil on väga hea, väga tipp-topp. Teeme väikse sellise vaheaplausi siia Aplausi restoranis. Me oleme Aplausi restoranis, siin võiks rohkem aplausi olla. Ma lubasin, et mõned külalised saavad ka küsida. Käsi püsti, kes tahaks küsida Priit Toomitsalt midagi? Joel tõi juba selle iidolite teema kokandusmaailmast mängu, aga kui sa mõnele oma iidolile, olgu siis muusika või kossumaailmast või kust iganes võiksid süüa teha, olgu siis elavale või meie seast juba lahkunule, siis kellele ja mida sa teeksid? Ma olen kunagi sellele küsimusele vastanud ja ma arvan, et see oleks, kellele ma tahaks teha ja kellega tahaks suhelda, oleks Bruce Dickinson ja Iron Maideni solist. Väga-väga hea küsimus. Ja mida siis? See on hea küsimus ka. Seda ma veel ei tea. Aga ma mõtlen lihtsalt, et aga kui ta nüüd põmm tuleb sisse, siis igal ühel on ju tegelikult selline nagu leivanumber, kui sa ei saa mõelda, et sul on varasalves on sul tegelikult, sa tead, mis on su hitid. Sa pead nüüd ütlema, et ma ei tea, 3 käiku. Nüüd või mitte kunagi. Miks mitte see sama menüü, mida sa meile pakkusid? Kas me oleme siis kehvemad või? Ei ole, ei kindlasti mitte. Aga kui sa ütled nüüd, et nüüd põmm ja nüüd aega ei ole mitte midagi, ja ma ei tea, äkki teeks mingi kiruga mingi veisitartari, sidrunein, koriander, tšilli niukse kerge Aasia tutsiga, paneks mingit tilulillu ka veel. Okei. Pearoog. Inglane. Ma arvan, et ma hirmutaks seda natukene sealihaga. Mida täpselt? Sealiha fish and chips. Peidaks sinna hoopis sealiha ära. Siis ta tunneb ennast ühest küljest koduselt, teisest küljest milline üllatus. See on nagu see, kuidas see siis ütlus on, et kui läänemaailma inimesed, et sounds interesting. See, et täitsa perses on kõik, on. Aga dessert oleks, ma arvan, võib-olla isegi see sama. Või siis võtaks selle piimasupi ja keeraks selle ikkagi heaks. Ei. Äkki tiramisu, aga ei kasutaks seal amarettot, vaid näiteks mingit... Tal ei saa šoti viskit ilmselt pakkuda, Iiri oma ka mitte, siis läheks bourboniga, et maitsetaks selle amaretto asemel bourboniga ja paneks sinna veel kama ka natukene hulka, et keeraks nagu päris pea peale. Jah, selline Eesti versioon. Jah. Eesti tiramisu. Väga hea küsimus, aitäh. No vot, selline meie tänane episood Köögikohinaid sai. Mul on lihtsalt 5 korda juba näidatud sealt poolt, et aeg on lõhki. Igal juhul kõigile, kes tulite koha peale, suured tänud ja kõigile kuulajatele, kes kuulavad ja vaatavad meie Köögikohinaid, kui teile see meeldib, siis kindlasti jagage seda, et ka sõbrad kuulaks. Priit, sulle mega tänu. Aitäh tõesti, et sa tulid ja ette võtsid selle õhtusöögi meile korraldasid ja natukenegi valgustasid oma seda kokanduse ametit, kuidas see sinuni on jõudnud ja kuidas sa, võiks öelda, üle oled elanud siiamaani. Ma soovin sulle edu ja jaksu ja mul on sulle üks väike kingitus ka, sest ma tean, et kokad joovad palju kohvi.
ja kuna ma täiesti juhuslikult ise teen kohvi ka, siis näed, selline superbandiidi kohvi. Ma julgeks öelda, et kui keegi Eestis on kokkadest veel superbandiit, siis see mees on. Ja see põll on sul tõesti rokane. Kemossist saad kas uue põlle, terava noa või osta endale restorani uue serviisi. Nii et suured tänud. Krediit on 100 000. 50. Rohkem. Jeenides. Teeme suure aplausi. Aitäh, Priit! Kuule, väga vahva oli. Ei saa nuriseda. Kuule, ilust õhtut teile. Aitäh, et tulite. Kuule, aga see on töös. Jah, aga läbi Tartu linna peale. Vaata, mis toimub. Absoluutselt. Vaatame mingid urkad üle. Läks ju.